Üritus hakkab kohe minu selja taga algama, võib-olla kuuletegi juba selle algust. Olen siin rääkinud mõne ellujäänuga. Nad valisid selle koha väga teadlikult. Siin toimus lahing 7. oktoobri hommikul. Ja just sellepärast on siin selles kohas korduvalt toimunud protestid ka täna õhtul. Nüüd on selge, et inimesed, kellega ma täna õhtul rääkisin, on endiselt väga vihased. Siin sellel üritusel on just protestijatel valitsuse suhtes palju pahameelt. Kuulame, mida üks Moshe ütles natuke varem täna õhtul. Kõik tunnevad, et iga päev, mis möödub, on 7. oktoober ikka veel kohal. Mitte miski ei rahusta meid. Iga päev muutub isegi hullemaks. Nagu kõigi ministrite avalduste puhul, nii ka peaministri või Smotrich avalduse puhul, et tänu temale tulid röövitud inimesed tagasi. Ja tõde on see, et tänu temale tulid röövitud inimesed tagasi kirstus. Ja peaministri alatu avaldus, et ta on 7. oktoobrist saadik veidi kaalu kaotanud. Võib-olla võrdlete end Eviatar Davidiga või Elis Sharabiga või minu tütre ja lastelastega, kes tulid tagasi nagu tikuvarred. Võib-olla tahtis ta nendega samastuda, but it's simply disgusting. Paljud inimesed, kellega ma täna õhtul olen rääkinud, on väljendanud sarnaseid tundeid, kui nad on rääkinud. Nad on valitsuse reageeringu suhtes väga kriitilised ja neid teeb väga murelikuks asjaolu, et Hamas kontrollib endiselt suuri Gaza-alasid, vaid mõne kilomeetri kaugusel kohast, kus me praegu seisame ja räägime. Kuulame täna õhtul veel üht meeleavaldajat ja saame teada, mida tal oli öelda. Need valimised on väga olulised. Me tunneme, et kui see valitsus ei muutu, siis me kardame väga selle riigi tuleviku pärast. Me tahame seda muuta, sest me näeme, mis juhtub, kui see valitsus, mis on väga parempoolne ja väga religioosne, jätkab. Me tahame valitsust, mis austab ka iisraellasi. Nüüd on muidugi kõik väga teadlikud sellest, et valimised on kavandatud septembrisse või oktoobrisse, olenevalt sellest, millal need toimuvad. Ja see näib olevat inimeste mõtetes väga tugevalt taustal. Tasub meeles pidada, et mitte kõik Iisraelis ei näe olukorda samamoodi nagu need inimesed siin täna õhtul. Aga paljud inimesed panevad neile lähenevatele valimistele suuri lootusi ning mõtlevad, mida see tähendab Iisraeli tuleviku ja laiemalt Lähis-Ida tuleviku jaoks.